kui ma sain päästetud ja mõistsin, et evangeeliumi jagamine on iga Jumala riigi kodaniku kohus ja ülesanne, ma hakkasin seda tegema. Kartsin väga inimestele Jeesusest rääkida, peamiselt seepärast, et kartsin nende arvamust. Alates sellest, kui esimest korda välja astusin ja Jeesusest kuulutasin, on Püha Vaim mind kasvatanud ning tänaseks ei ole mul peaaegu üldse hirmu inimestele Jeesusest rääkida. Enamus imesid ja tunnustähti sünnivad just nendel päevadel, kui alustan seda varahommikul ühises palves ja osaduses koos teistega. Olen mõistnud, et inimestele meeldib endast rääkida. Kui mina kuulan ja küsin õigeid küsimusi, siis muutub iga vaimulik vestlus meeldivaks ja viljakaks. Ma ei osanud enne rääkida Jeesusest teistele, aga kui ma hakkasin rääkima oma lugu, mida ma olen kogenud Jumalaga, siis see ei olnud mulle enam raske. Oma sõpradega sõprussuhetus me ei palvetanud tihti. Ja paar aastat tagasi ma muutsin seda ja me hakkasime palvetama, rääkima Kristusest ja peale seda on mõned sõbrad jõudnud Kristuse kogudusse. Ajal, kus me elame, kutsub Jumal igat kristlast olema tunnistaja just seal nende inimeste keskel, kuhu Jumal just sind on pannud. Ei loe, kas oled introvert või ekstrovert või oled sõnaosav või vaikne isik, kas oled julge või arglik. Jumal tahab sind ikka kasutada ja kasvatada sind just paremaks tunnistajaks. Isikliku evangelismi kursus on mõeldud just sulle, kes sa tahad ületada hirme, õppida suhtlemise kunsti, tunnistada Jeesusest ning võitma hingi Kristusele. Registreeri juba täna ja alusta kasvuteekonda, et elada julgelt Jeesuse poolt kutsutud elustiil.